Ja oligi siin. Uus päev, uued seiklused. Me lahkusime sellest Poola piiri ääres olevast kämpingust ja mis ma oskan öelda. Jäi soovida. Nii asukoht kui ka selle kämpingu väljanägemine. Aga meie päeva siht oli jõuda välja Krupkasse. Ja Krupka on siis Tšehhis see linn, kus minu isa teenis sõjaväes. Teekond oli pikk, suhtkoht väsitav, palav ja kõige lisaks, loomulikult, meie autos ei olnud konditsioneeri. Me sõitsime Saksa piiri poole, enne piiri me keerasime ära Tšehhisse ja ma ei mäleta täpselt, kas see oli kuskil 9 aega õhtul, me olime siis kämpingus, järgivas kämpingus. Aga vaadake neid videoklippe, mis me tee peal lindistasime ja nautige muusikat. Pärast video lõpus räägime ka, mis täpselt tee peal juhtus. Tasakesi, suudustega kattasin vaid tasakesi, tungida su tundmatusse labürünti ja sest teha siis ma loodan manuskripti. Soovin näha, et su juustest tansiksid mu rütmid, leiaksid, et minu huuled sinu kohad favoriidid. Kõrval elas kindlalt jäädad soonid, mis ei meeldi, kuni meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi. Sa tead, et oled suure andega, kui suud sul palun andama, siis tule kohe andmaga, nii midagi siis anda sa. Sa ju tead, me südamed on ühes rütmis pammab, sa ju tead, kõik korras on, kui neiu tahab pammab. Tule kallis proovi, kuidas maitsevad mu huuled, tule, tunded on nii kuumad ja nii suured. Alustame tasakesi, mul ei ole kiired, algul olen tantsas ja hiljem tiige. Nii vaikselt, kui kikivarvul käiksid, sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Ja kui mind sa suudled, nii asavad sul huuled, vangistanud on sul õrnus minu meeled. Vaikselt, nii vaikselt, kikivarvul käiksid, sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Kauritar on pusled, nõuab palju vaeva, aga mul on tükk, mis kannab neiu taeva. Oh yeah! Tasakesi, tahan ja tasu käelal tasakesi, kõrvas osistada sõnu kahekesi, mida meenutaksid siis, kui oled üksi. Tasakesi, suudustega kattasin vaid tasakesi, tungida su tundmatusse labürünti ja sest teha siis ma loodan manuskripti. Soovin näha, et su juustest tansiksid mu rütmid, leiaksid, et minu huuled sinu kohad favoriidid. Kõrval elas kindlalt jäädad soonid, mis ei meeldi, kuni meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi. Tasakesi, lähme armatseme rannas Puerto Ricos, kuni lained karjatavad armas taevas ja on maal ja merel meie suhe kirjas. Nii vaikselt, kikivarvul käiksid, sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed, et minu huuled sinu kohad favoriidid. Nii vaikselt, kui kikivarvul käiksid, sammud, mis siis astud, on väiksed, nii väiksed. Kui meelest läheb seegi, kas sa üldse oled keegi. Tasakesi. Nii kaua kell juba tiksub seinal kesköötunde, kõik valmis pandud ja laual on piletid, mis viivad meid siis peole. Ei tea, kas juhus see või tõesti homne. Tee video, et nüüd hakkame mägedesse jõudma. Jah. Kõik saaks kadedaks. Fakku käis, rätsepad käisid ära. Tiipa perse kõik. No nii, sina siin veel. Mäed ootavad meid. Jee. Me oleme Tšehh Republikas vist. Me ületasime piiripunkti praegu. Ei ole, siin on veel seda poola keelt veel ju. Minu meelest. Kalju oli maagi lähedal kohe.
No ei tule ligemale, ongi kõik. Pärast alla tead sa, see kõik oli iga tsenti väärt siia tuleb. Kus need mäed siis näeb? See on kuskil kaugel. Ahah, okei. Tere ongi lame tee kõik, värki-särki nüüd vaatab. Vägev! Saaksin lõpuks sulle, sest ootamas on mind see maagiline päev, kui meid juhtuvad ja põimuvad me käed üle aasa, üle heinamaa lähen kaasa, sõpradega ma saabub õhtu ja kõik koos siis meie suveõhtul lähme peole üle aasa, üle heinamaa tantsida siin. Ja naudin seda hetke, milles peatun, su puudutus minu ihul. Mul tundub kõik mu soovid täide viidud, ei tea kas unesse või lihtsalt juhus, kuid kõik mis ootasin, see tõesti juhtus. On vastu võtmas mind see maagiline päev, kui meid juhtuvad ja põimuvad me käed üle aasa, üle heinamaa lähen kaasa. Sõpradega ma saabub õhtu ja kõik koos siis meie suveõhtul lähme peole üle aasa, üle heinamaa tantsida siin. Lõputult võin ma päiksetõusu, jääme ootama, sest suveõhtud on peagi lõppemas. Üle aasa, üle heinamaa lähen kaasa, sõpradega ma saabub õhtu ja kõik koos siis meie suveõhtul lähme peole üle aasa, üle heinamaa tantsida siin. See on nüüd see kasarm, kus me elasime. Ma olin 1,5 aastat. See osa, mille ees me praegu seisame, see on staabihoone. Siin oli staap ja siit paremale, mis praegu on ilusti ära remonditud, seal oli siis 2500 soldatit. Ja vaat nüüd teise korra peal, see on nurga sees. Teise korra peal 1, 2, 3, 4 olid meie toa aknad. Ja meid oli seal sees oli 50 meest. 50 ühes toas. 50 meest ühes toas. Ja siis, ruumi oli sitaks väed ja proovisime teha kolmekordsed narid. Aga häire korral oli jälle see oht, et mõni saab vigada. Ja lõppkokkuvõttes tegime kahekordsed voodid ja siis voodi vahe oli vaat nii palju. Ja siis me panime kõik, töötasime välja süsteemi, kuidas kõik 50 meest saavad kiiresti toast välja. Ja ükskord õhtul enne magamaminekut, kuskil 9:30 aega, me jälle tegime neid harjutusi ja juhtus tulema polgu korra pidada. Mis siin toimub? Toodi, staabi ülem toodi sinna. Ja siis saad ohvitseride hotellist toodi see pataljoni komandör. Me tegime selgeks, et me lihtsalt harjutame välja jooksu, riidesse panekut ja
ja meil oli see niimoodi ära töödatud, igaüks teadis täpselt, kunas kuskilt välja hüppas. Muidu oli võimatu, kõik jooksid hunnikus ukse vahele kokku ja oli kogu lugu. Kõik saapad, riided, kõik panime vastavalt niimoodi, et isegi jalakaltsud panime saabaste peale niimoodi, et torkasid jala sisse. Ja ta oli kohe nagu ümber mähitud. no mis siin selle platsi peal oli siis, kas siin oli mingisugune autod või midagi? Nüüd ma enam ei näe, siin oli, kunagi oli bassein. Ja siis siin ääres oli meil rivistusplats. Ja siin me niimoodi jooksime, seal pool on uksed, pärast lähme sinna teisele poole, siit jooksime ringi ratast või tegime hommiku võimlemist. Aga kus te seda tehnikat hoidsite siin? Tehnikapark oli seal all. Sellest pole nüüd mitte midagi. Seal on nüüd aed ees selle koha peal. Ja siin oli kuskil ehitatud vanast soldatite söökla, see on ka nüüd maha lõhutud. Aga muidu meie oma oli all Kensus. Vaat niimoodi. Ja selle platsi pealt mina läksin koju. Siin oli ka värav, aga nüüd on see venelaste poolt juurde ehitatud. Siin oli tavaline värav oli ja see oli kõik. See tuli hiljem, see putka siin? See putka on hiljem tehtud. Ja siis, kui meie tulime, värav oli teiselt poolt. Värav oli teiselt poolt peavärav. Aga siin oli meie rivistusplats. Okei. Ja siin selle platsi peal anti käsku Baltikum rivist välja, korjata asjad, aeti autod ette peale ja läksime. Aga kui siin see mäss käis, kas see kuradi mässu ajal oli niimoodi, et siinpool oli ka nagu seda löömist ja verevalamist? Või oli see puudutas seda pealinna? Ei, see oli igal pool oli see madin, aga jälle siin oli suht vaikne seda siin. Välja arvatud üks loll tankist, kes selle asja väheb persse keeras. Et sellist olukorda ei olnud, et ma ei tea. Aga siis, kui venelased said peksa tšehhide käest jääokis, siis läks küll mölluks saada. Siis oli niimoodi, aeti uuesti tankid välja. Aga põhimõtteliselt siin ei olnud seda olukorda, et ma ei tea, mingi osa väest läks välja ja siis õhtul nagu tagasi ei tulnud või midagi. Ei. Neid toodi siia kuskil enne jõule. Partisan ei lastud koju ka ennem, kui olid need kasarmud ette valmistatud meie jaoks. Keskütted ja kõik olid korda tehtud. Nii et partisanid olid pool aastat olid siia. Üks osa. Kaua sa olid siin? Mina olin siin 1,5 aastat. Ja poleks uskunud, et mina veel oma jalaga siia õue peale saan. Jaa. See on vana kloostri õue. See? Jah, tegelikult. Siin olid mungad või nunad või mõlemad? Ei tea. Okei. Siis see on kloostri kirik. Ma arvan, siis kirikusse siit poolt sisse ei pääse. Ei. Ümberringi on üür ees kirik. Kirikus käisid tihti siis? Ei, me ei saanud üldse välja karnistada. Meil oli täielik suletus. Mingit juttu ei olnud ka. Rahvas käis tihti lammendamas siin väravate taga? Ei käinud. Meie olime nagu suletud karbis. Okei. Nii et selle 2 aasta jooksul ma ei saanud ühtegi linna luba ega mitte midagi. Karm? Isegi mitte, kui olime liidus. Ainuke linna luba tuli siis, kui olid õppused? Jah. Ei, siin ei olnud ei mingisugust seda narjaadi ega mitte midagi, patrulli ega midagi.
Okay. Siin olime nagu traadi taga, seal taga oli autoparkla oli meil, siis üks vahest ronisime, siis meie ka sinna autojuhtide juurde. Väike poiss vedas meil õlus põrgu alt. Okay. No nüüd on kõik kasvanud kinni ja teistmoodi, aga vähemalt see maja on alles. Käidud, näe. Этот мир сделал из меня эгоиста. Здесь не дают парить, следя, чтоб ты летал низко. Меня ведь все равно нет в списках на проход в Эдем. Так почему же мне нельзя грешить, как и всем? Eile võtsime tee sealt Poola selle piiri juures olevast kämpingust siis Tšehhi. Me olime kuskil kell 9 kohal. Tee oli siukene suht lame, lihtsalt kiirteed. Vähe oli teetöid, aga oli. Teed on väga korralikud Poolas. See on müüt, kui keegi väidab, et need on pahas korras. Mida tee ääres näha oli palju seda põllumajandust ja kõike sellist, et mis on väga kõrgele ja kaugele arenenud selles suhtes, et põllud on korras, tee äärsed osad, kõik on korras, nagu kõik on viimase peal. Kaugele silm ulatab. Ja ei olnud maha jäetud maju, ma ei tea, kas isa vist nägi paari maha jäetud nagu või nagu lagunenud maja, et pilt on väga hea. Välja arvatud see väike pisiasi, mis nagu puudutab ainult Poolat hetkel, on see, et poolakal on tõesti probleeme kommunikeerida välise maailmaga, sest nende riigis ei ole mitte ühtegi reklaamid, mingisugust infot teises keeles, kõik on vaid Poola. Klienditeenendus on ainult poola keeles. Kui arvad, et saad inglise keele või vene keelega Poolas hakkama, siis und võid näha. Igal juhul, kui me jõudsime siis sinna Lõuna-Poola juurde, kus seal peaaegu Saksa piiri äärde juba, siis me keerasime siis Tšehhi peale ja sealt nagu läks maastik väga heaks, et oli nagu näha palju ja mägesi ja mida kõike, et enne seda laagrit mingisugune kas või 200 kilomeetrit, kui me sõitsime, siis seda me sõitsime mingi 2,5 tundi, 100 midagi kilomeetrit sõitsime 2,5 tundi. Et see tundus utoopiline, aga siis kui sõitma hakkasime, siis saime aru küll miks, et kuradi seal on niimoodi, et küla on külasse kinni ehitatud, näitab kiirust, et okei, et tõsta kiirus 90 peale 500 meetri pärast ütleb, et kuule, et taas mingi linnamärk on ja. Et ma ei tea, kuidagi imelikult on asustatud see elamine seal ja siuke hästi sinkaponkaline tee, järsud kurvid ja kogu aeg mingi teise, kolmanda käiguga ja vahel said 4. sisse, aga sai mingi pooleks sekundiks ja niuke kuradi jamamine käis seal mägede vahel, aga nii palju ütlen ka, et kui keegi arvab, et mingisuguse 2-liitrise autoga sinna mägede vahele sõeluma minna on mõistlik, nii absoluutselt ei kannata, et täiesti välistatud, hoidke eemale mägedest niukeste punnvõrridega, et väsitate autot ja oma närve sellega ainult muud midagi. Aga jah, kämpingust nii palju veel, et kämping oli täielik pask, mis selle Krupka juures oli selles suhtes, et mina ei tea, mingisugused ära joonud kuradi kämpingu mingisugused, ma ei tea, peremehed või kes need seal olid. Ei saanud üldse aru. Naisel kuradi käed värisesid, silmad olid punni pähe joodud ja kuradi, siis ma ei tea, kas seal olid mingid töölised elasid seal või olid need mingid põgenikud või mitte midagi nagu, Tšehhi on samamoodi, vaata, mitte midagi kuradi, mingi muu keelega ei ole peale hakata kui ainult tšehhi keelega. Et nii palju teile multikulturismist on ju, et mida meil seal kuradi Eestis ja Soomes on ju, et oi, peab mingi 20 keeles hakkama saama, nahkuid. Mitte keegi siin ei saa. Kõigil on ainult oma kodumaa keel ja see on siin, psjo. Aga pikk maa on neil minna, kui me jääme ühtseks Euroopaks, et kuradi, ma ei tea.
nii palju veel muidugi, et see Poolas me nägime mingid sõjaväekonvoisid minemas nagu Saksa piiri poole, et kuidagi see tundus olema nagu õppus, aga samas ka ei tundunud olema õppus, sest see tehnika, mis sinna piiri poole läks, oli kuidagi kuidas öelda, väga tõsine. Need olid tehnilised väeosad. No siis kus juures oli ühel autol oli koorem okastraati peal. Miks? Ja, et mille jaoks on okastraati vaja nagu õppustele ja sõjatehnika olid mingi kuradi Hummer 1 ja kuulipildujad katusel ja nagu täisvarustuses mindi, et kuidagi imelik mulje jääb, sest me oleme ju näinud Eestis ja Soomes igal pool neid õppuste nagu kolonne ja niimoodi, et aga sellises mastaabis, et nagu seal oli, meie sõitsime vist 3 kolonnist mööda, 4 kolonnist ja pikad kolonnid ja sõjaväepolitsei saatmas meid ja kui me sõitsime Poola sisse, Poolas oli piiri peal politsei ja siis sõjavägi, sorry. Et kuidagi, ma ei tea, ei ole kahtlane tundub see, aga võib-olla ma näen kummitus seal toas, kus seda ei ole, aga ma ei tea, tundub kahtlane kogu see üritus, ma ei oska öelda. Ei sõidad Poola ühest äärest teise, alguses on sõjavägi väljas ja teises servas on ka sõjavägi väljas. Ja kuidagi, miks peaksid olema samas ka õppused Saksamaa piiri ääres? Miks nad seal peavad seda õppust pidama? Sest nad läksid Saksa piiri poole. Aga vaat sellised on seiklused ja täna paneme edasi nüüd praegu Auschwitzi ja eks pärast räägib jälle. Pärast või pärast. Eestlased.